kaua see protsess lõpuks nagu aega võttis ikkagi, et nüüd see asi linale saada? Ma otsisin taga mingid märkmeid, siis ma nägin 2016 esimese Kausta teinud arvutis selle filmiga. See ei motiveeri üldse ise ju filmi tegema. Ega see, ma arvan, et filmi tegemine on niisugune sadomaso niisugune vorm on. Et inimene teab, et see saab olema valus ja raske ja sa ikkagi lähed. Et võtad selle musta dildo. Et ikkagi lähed. Huvitav oli see, et kui me vaatasime, nagu tuletasime ajalugu meelde, siis see kogu see meelsus 90 nagu alguses, 91 oli, ma räägin nüüd enne kui nüüd see sõda hakkas, eks ole, talvel, oli üsna sarnane ja mõtlesime täitsa jabur, et me oleme tegelikult, mis nüüd on 30 aastat hiljem, täpselt samas seisus. Et tegelikult midagi ei ole muutunud. Teistsugused tüübid räägivad, teistsugused inimesed, aga natuke teistmoodi, aga probleemid on täpselt samad. Ja siis, kui sõda peale tuli, me tahtsime treileri ju lasta veebruari lõpus välja, siis me vaatasime, et me ei saa seda teha. Et see võib tekkida tunne, et me kasutame olukorda nagu praegu ära. Ega ma ütlen, et ega mul oli ikkagi, kas nüüd jalgväris või hirm oli, kui sinnamaani, kui me tegelikult tegime neid proove, või nüüd me trenne tegime, üks asi näitlejatega proovid, aga teine asi oli ikkagi Kossu mänguproovid ja eks mõnel oli algus oli ikka nagu issandama konarlik ja siis ma jälgisin kogu aeg Aivarit, tema on siuke kirglik inimene ja siis tema, kuidas ta vaatas seda ja siis mõtlesin, et kurat, et kas oli ikka hea mõte või on? Kas ikka pidi siukse ülesande võtma endale? See on siuke maastikuvaade või siis kas see on sinu peajoon või on Ove Petersen jama? No. Ma arvan, et mul on pea lapergusem, et see pole mina. Õige. Ove Petersen oli see. Neid on veel 27 tükki veel.